Sokkel on see hoone osa, mis peab vastu võtma eriti karmi kohtlemise. Ühelt poolt maast ülespritsiv vihmavesi ja teiselt poolt inimene oma suhteliselt hoolimatu ja julma käitumisega. Nii et sokli viimistlus peab olema eriti vastupidav ja tugev. Lahendusi soklite viimistlemiseks on muidugi mitmeid, kuid milline oleks üks lahendus viimistleda sokli osa nii, et ta tõsiselt püsiks meil aastaid? Üks lahendus selleks on vetonik kivipuru viimistlus. Koosneb see 2 komponendist, viimsegu, mida on saada 4 erinevat värvitooni ja kivipuru, mida on 8 erinevat värvitooni saada. Milline peab olema aluspind, et töö tuleks kvaliteetne? Aluspind peab olema sellele viimistlussüsteemil korralikult ette valmistatud. Esiteks peab ta olema sile, tugev, puhas, tolmuvaba. Ei sobi nõrgad aluspinnad nagu lubja baasil krohvisegud. Peaksid olema lubitsement või siis tsementkrohvid. Ja kui aluspinnas on mõrasid, pragusid, siis need oleks eelnevalt tõesti vaja lahti koputada ja seejärel vastavate segudega siis need parandused ära teha seal. Soovitame võib-olla need vastavad segud ka? Üheks sobivaks seguks on Serpo 137, see on spetsiaalne soklikrohv ja teine variant on Serpo 410, mis on polümeerne kiudkrohv ja sobib ka ideaalselt soklitesse selliste paranduste tegemiseks. Töö on ilmselt selline, millega tuleb toime ka tavaehitaja, erilist väljaõpet ja spetsialisti vaja ei ole. Väike väljaõppe või selline tuleb alati kasuks, sest et on tihti selliseid inimesi, kes arvavad, et nad oskavad teha ja saavad sellega hakkama, aga väiksed töövõtted on ikkagi alati iga töö juures tarvis teada. Kui nendest töövõttest lähemalt rääkida, siis esiteks kõigepealt peab segama segud valmis, segu kantakse aluspinnale, pahtlilabida siis sireda servaga, seejärel kammitakse ta hambulise pahtlilabida hambulise servaga lahti ja seejärel silutakse ta uuesti ühtlaselt 3-4 mm paksuse kihiks. Segu ei ole soovitav kanda suuremale pinnale, kui jõutakse ära viimistleda ta 15 minuti jooksul, sest et kui segu on rohkem aega pinnal lahti olnud, hakkab tekkima peale kilekiht, mis takistab juba kivipuruga naket. Meestel on kaasas selline sinine vaibakene maas, ma usun, et see ei ole sellepärast, et nendel pehmem seal pölvitud oleks. See vaibak on vajalik sellepärast, et kui nüüd kivipuru peale visatakse, siis osa sellest kivipurust kukub esialgu maha ja siis on lihtne selle vaibapitse kivipuru kokku koguda ja uuesti kasutada teda. Mehed jätsid siin nagu viimase seguga kaetud osa kivipuruga üle viskamata. Ma usun, et see ei olnud ka juhuslik. See ei olnud üldse mitte juhuslik, see oli vajalik sellepärast, et kui kivipuru visata nüüd lõpuni seguga kaetud osale, siis sealt edasi on väga raske jätkata juba töö ulatuses, et tekib selline töövuuk sisse, sellepärast jäetaksegi viimane 10-15 cm kivipuru viskamata ja sealt saab siis lihtsalt segu edasi kanda. Nii, ja kivipuru pinnal patsutati kergelt üle ka, miks see vajalik on? Kivipuru peab tõesti üle patsutama pehme tallase krohvi õõrutiga ja seda just sellepärast, et kivipuru nakkuks paremini liimseguga. Kui suuri pindu üldse sobib sellise viimistlusega teha? Ma usun, et sokkel ei ole tõesti mitte ainuke. Sellega võib teha täiesti suuri fassaadipindasid, et siin nüüd räägivad kaasa inimese ilumeel ja arhitekti soovid, et seda võib teha täiesti suurtel fassaadipindadel, on tehtud Muusikaakadeemia selle kivipuru viimistlusega, Majandusministeeriumi Harju tänaval, neid objekte on teisigi. Nii et kes Tallinnasse juhtub käima, võib nagu oma pilguga üle vaadata ja veenduda, kas asi tasub järgi tegemist. Täpselt niimoodi.